Tere head inimesed, mina jälle doktor Neeme juures siin Streetmotos ja väljas sajab laia lund ja on jaanuar ja see tähendab seda, et tegelikult on kõige õigem aeg rääkida rehvidest ja rääkida nii siis Motorola ja ATV rehvidest ja kuna kohe-kohe hakkab jälle sõita saama, siis mida valida, mida tähele panna ja mida milleks kasutada. Tere minu poolt ka, et just täna läks 3 kraadi soemaks, nii et ilmselt järgmine nädal saab sõita juba, kui sellised prognoosid jätkuvad ja vaatame siis nendele erinevatele rehvi tüüpidele otsa ja rehvi mustritele ja mõõtudele ja mis nendega üldse pihta saab hakata, et ma ei tea, kus sa alustada tahad? Ma ei tea, hakkame siit sinu paremalt käelt kohe pihta, siin on üks selline mõnus stend olemas, kus erinevad sorti rehvid on olemas ja hakkame otsast rääkima. Aga võib-olla tõesti sellepärast, et stend on küll Dunlopi oma, aga ma olen siia kogunud erinevaid nii-öelda brände, mis meil siin kasutusel on, aga selles mõttes on siit võib-olla hea alustada, et tõenäoliselt kõige suurem võimalus talvel mootoritega sõita on ikkagi krossikaga. Ja mis nende krossikatega siis tehakse, on see, et kui maa ära külmub, siis enamasti tavaline rehv muutub kasutuks ja hakatakse kasutama siis naelrehvi. Ja naelrehviga on need niiviisi, et on 2 võimalust, kas ise naelutada või siis osta tehase nii-öelda naelrehve. Aga kes on sellised nii-öelda veel võib-olla säästu poole peal või sellised väga harrastajad, need lasevad veel ringi ka praegusel ajal niisuguse tavalise ilma naelata rehviga ja ilma naelata krossi rehvil on põhimõtteliselt, kui sa peale vaatad, võib-olla esimese hooga, siis tunduvad kõik niisugused nupulised. Et erinevus siis peitub tegelikult selles, et need kummisegud on erinevad, nii-öelda klotsi asetus on täiesti erinev ja üldine selline rahvakeeli reegel on siis see, et mida hõredamalt on klotsi, seda pehmema pinnase jaoks ta tavaliselt on. Ehk siis see on selle jaoks, et ta viskaks muda ja liiva nii-öelda välja. Nüüd, kui krossirehvi valikust rääkida, siis enamasti see krossimees on suht koht iseteadlik, et ta teab, millise rehviga on hea sõita ja krossirehviga on selles mõttes ka lihtne, et esirehv on alati ühes mõõdus, 21 tolline, 80/100 on see profiil siis, laius ja kõrguse suhe. Miks ta selline on? Miks niisugune standard on kujunenud? See on kujunenud tegelikult, esiteks see läbimõõt on kujunenud selle poolest, et krossitsiklil peab esiratas olema selline suure läbimõõduga, sellepärast et krossirada on ju auklik. Kui see esiratas oleks mingisugune 17, 18, 19 tolli, siis on suhteliselt suur tõenäosus, et ta mingisugusesse sellisesse järsemasse auku või mügarikku sõidab esiotsaga sisse ja jääb sinna niiviisi sisse, et tagaots lendab üle. Ja samas üle 21 tolli läheb juba nagu üle mõistuse suureks. Ja tagaratas on siis krossikal tavaliselt 19 tolli ja sellisel hard endurol, mis on siis tuledega krossikas, on ta tavaliselt 18 tolli. Laius tagarehvil sõltub kubatuurist, ehk siis mida suurem kubatuur, seda laiemat rehvi on meil vaja, aga loomulikult ei ole need laiused nii suured nagu paigil, ütleme 160 ja 180, sellepärast et mis juhtub laia rehviga maastiku peal sellise mittekindla pinnase peal, ta hakkab teed otsima, ta ei lähe enam sinna, kuhu sa tahad, vaid ta nii-öelda vajub sinna, kuhu tal endal on mugavam. Nii et laiused siis krossirehvil on 100-120 sisuliselt, et sellised pisikesed 125-sed ja 2,5 neljataktilises on 100 rehviga ja juba 4,5-sed on 110 rehviga ja uuemad 120-sega. Nii et selles mõttes on nagu krossikaga lihtne. Siin on juba näha seda mustri erinevust natukene rohkem, et kui siin on puhas selline korkum, siis siin on otse läbi lõigatud ja siin on selline kerge naeratus tehtud, mis siis minu jaoks on selline liivarehv. Absoluutselt õigus on sul selles mõttes, aga see on nüüd Maxi, seal on niisugune unikaalne nii-öelda liivarehv, et kui siin võtta Pirelli ja näiteks Dunlop, siis nendel on see liivakulp on niisugune konkreetsem kulp ja serv läheb täiesti selliseks peenikeseks kokku. Et kui temaga sattuda kogemata üle sõitma siis selle Dunlopi või Pirelliga näiteks kõvemalt pinnaselt, siis see hävib suht kiiresti. Aga Maxis on nüüd teinud sellise, ütleme niiviisi, kulbi ja klotsi hübriidi, et kulp on tegelikult tugev ja ta on need kulbid veel läbi lõiganud, nii et sellega saab sattuda ka, ütleme, rehv on otseselt ette nähtud muda, liiv ja ei hävine ta kohe ära, kui sõita mingisugusest natukene kõvemast pinnasest üle. Ja see, mis sa siin vahepeal nägid, see on nüüd tegelikult juba selline rehv, mis kvalifitseerub ka tänavasõiduks, ehk siis need vennad, kes sõidavad ala näiteks siin
Aprilia, Pegaso, BMW 650, siin Transalbid, kõik siuksed. Vot siis on ta standardne 17-tolline tagamõõte ja see on nüüd selline, kus siis, mis on, kannatab tänavat, asfalti, aga peamine nii-öelda siht on siis kruusatee ja metsatee, ütleme nii. Aga lähme edasi nende väikeste rehvidega, need on tõenäoliselt Bitbike'i omad. 10-tollised ja ütleme samasugust on ka 12-tollist. No üks variant on jah Bitbike'ile, teine variant on see, et need pisikesed poisid, kes päris algusest krossikatega sõitma hakkavad, see on 3, 4, 5 aastaselt, et pisikesed 50-sed, 65-sed väiksed krossitsikrid kasutavad siis selliseid hästi pisikesi rehve ja saavad nendega täitsa kenasti hakkama, et osad kasutavadki 10-tollist ratast nii ees kui taga. Ehk siis esirehvi mõõt on siis 2,50, 10 ja tagumine on hästi tiba laiem 2,75. Ja sealt edasi tulevad juba 12-sed, 14-sed, 16-sed mõõdud, et need on sellised nii-öelda hübriidmõõdud, mis on siis ennem seda suurt 125 krossikat, et kas siis 85-sel enamasti on seda tüüpi rehvi mõõtu kasutusel. Ja kui me siit nüüd edasi läheme, siis on siis Nodexi kirjaga siuksed rehvid, mida ma paneks võib-olla rollerile. Ja ühest küljest on ta roller, teisest küljest ta kvalifitseerub ka sinna Bitbike'i teemasse, kuna ta on 12-tolline ja täpselt paraja jämedusega, ehk siis 3.00 12 tollmõõdus on analoog siis 80/100 12-tollisele tagarehvile. Ja see on siuksed lamellid sees. Just, see on ära lamellitud tehase poolt juba ja tal on spetsiaalne siukene pehme segu. Et noh, ütleme nii, et see tänane ilm, mis siin õues laiub, ja see lumevemmeke siin peal käivad väga hästi kokku, et see hind on küll nüüd veel kroonikene siin, et selle euri hind on siis vastava jagatise tulemus. Aga üldiselt on niiviisi, et talvel ongi 2 varianti sõita. Kas lamellitud rehv, kas siis tehases või ise lamellitud lõikajaga või siis juba mingisugune selline naastutatud variant tänaval. Tänaval kasutatakse ka sellist pisikest naastuvast, võib-olla mis mul siin näidiseks on. Need naastud paistavad nagu uue rehvi sees hästi pisikesed. Tegelikult on niiviisi, et kui ta ka sõita ja juba mingisugune 10-20 kilomeetrit ära sõita, siis nad tulevad kenasti siit seest nagu suuremana välja ja peavad päris hästi. Et sellise rehvi eesmärk tänavasõidul on siis tegelikult põhiliselt see, et kui satud kiilas jää peale, siis oleks ka mingi pidamine olemas. Et enamus tööd tegelikult teeb see nii-öelda klots ja muster ära ja see pehme segu. Ja kui siis siit selle alumise riiuliga edasi minna veel, siis kuna ta on siuke müügisaali riiul, kuhu on kuhjatud lihtsalt võimalikult erinevaid variante, et ei peaks taha lattu riiulite vahele minema nagu kaevama, siis järgmised on puhtalt võistlusrehvid. Supermoto omad just. Nii Supermoto kui ringrada, tagarehvi mõõt siis erineb ringrajal ja Supermotol 2 nii-öelda sentimeetri võrra, et enamasti siis ringrajal kasutatakse 180 vihmarehvi ja Supermotos siis 160 laiusega, et see on nüüd puhas vihma teema, hästi pehme seguga, ülimalt hea nakkuvusega ja Michelini toodang. Ja siit edasi on siis paar näidist sellist kõige mõnusamat klassikalisemat chopperi rehvi või siis customi rehvi, kuidas keegi seda aparaati nimetab, umbes siukene nagu sul kunagi oli. Et see rehvi nii-öelda muster on selline Eesti tingimustesse nagu väga hästi sobiv, et seda mustrit on piisavalt, et kui sattuda ka siukse kehvema tee peale või kruusatee peale, et meil neid kruusateid ikka veel natukene jagub. Et siis on kenasti seda külgpidamist ka siin rehvi servades. Ja Pirellil see mudel MT66, see on siuke legendaarne mudel, et seda on toodetud juba nii mitmeid aastaid ja Pirelli läheb ikka sama mustriga kenasti edasi, et kui siin teised tootjad vahetavad oma seda chopperi mustrit välja, siis Pirelli on seda MT66 nagu väga pikalt hoidnud, et tal on üks imepärane omadus, et ta on vihmas väga hea pidamisega. Üks asi, mida nende customi tagarehvide kohta veel öelda saab, on see, et need minu mõttes kestavad üllatavalt kaua aega, et see lihtsalt sõidab hooaega ja lihtsalt pärast vahetad selle pärast ära, et on natuke kõvaks. Ja vaata, see sõltub täiesti rehvist, see sõltub täiesti konkreetselt rehvi mudelist.
On rehvi mudeleid, mis on sellised igikestvad ja on rehvi mudeleid, millel on jälle väga hea pidamine, aga mis kestavad suht vähe, et näiteks Dunlopil on paar niisugust väga hästi pidavat custumi rehvi, millega võid rahulikult kogu aeg jalarauad vastu maad sõita, et ta kuskil ei lähe, aga paraku ta kestab natukene umbes 20% vähem kui siin näiteks mingisugune Bridgestone'i või Metzeleri rehv, et Metzeleril on ka ME 880 maraton, see maraton on veel sinna lisatud, et see rehv on nagu üllatavalt pika kestvusega. Edasi minnes jõuame paigiimelisse maailma. Jaa, kõigepealt on niisugune pisem paik nii-öelda, ehk siis kuidas me nimetame pisemat paiki, kas klassikaliseks mootorrattaks, pisem paik on siis seal 400-500 kuubikuline selline nii-öelda algaja tsikkel. Ehk siis millega on sellisel alustajal suhteliselt mugav sõita ja tavaliselt selline pisikene tsikkel ei kasuta laiemaid rehve kui seal 130-140 mõõt taga ja siis 100 ja 110 siis esiteljel. Enamasti need kitsad mõõdud on ka diagonaalrehvid, diagonaalkonstruktsiooniga, mis siis tähendab, et rehv oma kaalult on natukene raskem ja paindub ka natukene teistmoodi läbi kui siis radiaalrehve. Miks ma räägin rehvi läbipaindumisest, sellepärast, et tegelikult rehvi rõhk on üks väga oluline osa selle rehvi sõidu omadustest, sellepärast, et rehv peabki läbi painduma, rehv ei saa olla kivikõva. Vastasel juhul kaob ära amortisatsioon või õigemini osa amortisatsioonist ja kindlasti ei puutu vajalik osa rehvist nii-öelda vastu asfaldipinda. Ja nüüd, kui ma juba mainisin seda radiaal- ja diagonaalrehvi, siis ütleme nii, et paigilistel need rehvid on kõik radiaalkonstruktsiooniga. Diagonaalkonstruktsiooni ja radiaalkonstruktsiooni segamisel midagi väga head välja ei tule. Et need võib-olla vanemad inimesed, kes on üle elanud selle aja, kui olid veel Vene autod ja olid ainult diagonaalrehvid ja siis üks hetk hakkas tulema ka radiaalrehve, need teavad väga hästi, et kui sattus nüüd niiviisi, et esiteljele pandi radiaalrehvid ja tagateljele jäid diagonaalrehvid, siis juhitavus muutus olematuks. Just tänu sellele, et üks paindub ühtemoodi läbi, teine teistmoodi. Ja kui me lisame veel siia mootorratta, mis paraku ise püsti ei seisa ja kui sa satud sellise kombinatsiooniga sõitma näiteks mingisuguse Laulasmaa kandis neid mõnusaid mereäärseid teid ja seal kuskil kurvis on lohk ka, siis ütleme nii, tõenäosus, et sa sealt teelt välja lendad, on tänu sellisele õnnetule kombinatsioonile palju suurem. Nii et erinevaid asju segada ei ole väga hea. Aga viimane rehv sealt on siis puhas nii-öelda paigi esirehv, mis juhatab siis siia rohkem juba sinu selja taha ja kus on erineva seguga, erineva laiusega, erineva mustriga neid paigirehve ja see on selline natukene pikem jutuajamine juba. Aga enne kui me nüüd järgmise saate teemaga edasi läheme, vaatame üle veel viimased rehvid, mis me siit leidsime ja need paistavad olevat sellised vanakoolikad. Jaa, need on vanakoolikad, nagu ma ise nimetan, siis kahvekarehvide ja neid on nüüd siia sattunud viimase paari aasta jooksul tänu sellele, et Andres koos oma meeskonnaga ehitab meil neid kahvereissereid siin nii suure hooga, et neid ikkagi aastas vorpub siit tehasest nii-öelda jutumärkides päris mitu tükki ja kõigile nendele tuleb ka mingisugused rõngad sinna alla saada. Et sellised vanakooli rehvid, ütleme nii, et laiusega väga ei hiilga võrreldes siis tänapäevaste rehvimõõtudega, et tollides on need mõõdud tavaliselt 3 ja 4 tolli vahel, mis siis nii-öelda millimeetrites annab 90 kuni 130 sisuliselt selleks laiuseks. Ja mis on nüüd siin eripära? Eripära on see, et see muster on selline, nii nagu oli siukene võib-olla riietuse ja sellesama stiilidisain siis 70-ndatel ja 80-ndate alguses, et sarnane on siis ka rehvi mustridisain. Kusjuures see, et see rehv näeb selline välja, ei tähenda absoluutselt, et see rehv oleks kas siis igivana või peaks kehvemini. Jah, tahtsingi küsida, et kas need on ikkagi sellised asjad, mida tänapäeval toodetakse? Täiesti värsked selle ja eelmise aasta rehvid, kusjuures pidamine on ülihea. Ja ütleme nii, et siin on mul konkreetselt paar Metzeleri, üks Dunlop
mis mulle endale väga meeldib, üks Continentalil on üks ülihea muster ja nagu niivõrd hea pidamine, et võib ka sellise vana koolikaga, millel on jalarauad kõrgel, aga võib ka siukstel headel, kas siis Norra või Austria teedel rahulikult juba jalaraua otsi kraapida vastu maad ja see rehvi pidamine mitte kuskil ei kao. Et ei maksa ennast nagu lasta siis võib-olla tekitada illusiooni, et see rehv on niisugune imelik ja kuidas ta siis nüüd pidada saab, et kummisegu on tänapäevane ja kasutatakse nii-öelda samasid nii-öelda vahendeid. Selge pilt, aga siit tõmbamegi joone alla ja järgmine kord räägime siis juba lähemalt paigirehvidest ja mida ostmisel tähele panna ja kõike sellega kaasnevat. Seniks aga kaunist nägemist ja näeme jälle.